oleme jõudnud Darwinisse ja kuigi meil autot ei ole, siis tegelikult asju, mida teha, on piisavalt. Ehk siis esmajärjekorras me seame asjad peale pikka reisi korda, ehk koristame autod ära, peseme autod ära ja jätkame nende samade projektidega, mis meil olid veel Adelaide'is. Üritan vänni nüüd korrastada, et kõiki mingi tööriistu asju saaksid normaalselt kätte, kui on vaja, kui peaks võistlusajaga autoga midagi juhtuma. Et palju tööd. Puhastame telki, siin 2 ööd sai kasutatud neid ja nüüd on head mustad. Võistlust oleks hea mugav ööbida, siis on hea, kui kõik puhtad on ja kõik vaiad sirged oleksid. Need on kõige õudsem kõverad vaide siia kivisse maapinda lükata. No siin on ikka väga toorest jõudu kasutatud. Oh my god, Liina, sa oled siin teenust varem. Joo, ne ei ole lõigatud. Kokika on lõigata. Purgir. Küpsusaste on mingi kremeeritud. Purgir. Eile me saime ka hea uudise osaliseks, nimelt Adelaide'is saadi kätte meie lennukonteiner, ehk siis päikeseauto on meie poole teel ning loodetavasti juba 3 päeva pärast jõuavad nad meie juurde. Kuule, tundub, et me saame kätte oma auto. Tõsiselt? Me tulime nagu siia Schenkeri lattu kohale, et nagu küsida, et mis toimub, et nagu mitte mingit infot ei ole, aga praegu toll, või mitte toll, vaid see inspection on siin koha peal ja nad on juba, selles mõttes see clearance on saadud, nii et me läheme nüüd aagi selle järgi. Okei. Markus, kuidas vaade on? Vaade on liiga hea, et ei saa isegi tööd teha. Nii, tiim Johan koosseisus Jette, Lisanna, Kassu ja Johan on jõudnud siis mingi 3. potentsiaalsele asukohale, kus päikseautoga sõita ja testida. Esimesed 2 ei olnud nagu väga nagu head, sellepärast et esimesel oli lihtsalt teeolud halvad, teisel oli mingi siuke nagu sõjaväebaasi taoline asi. Pommid, jah, just täpselt. Ja nüüd me oleme jõudnud siuksesse nagu siin neighborhoodi lihtsalt, mis ei ole nagu, tundub väga nagu nagu elamiskõlbulik, ehk siis siin võib-olla on võimalik päikseautoga lihtsalt käia harjutamas, sest siin ümbruses ei ole mitte midagi peale võpsiku. Mis härra rääkis sinuga juurde? No ta ütleski seda, et ta ütles cheers mulle, aga ta ütles, et kuna siin on ongi nagu kütusega tegeletakse, et see on nagu part of that station ja et ühesõnaga see on off limits meile, nii et see plats samuti meile ei sobi. Ehk siis hetkel meil on ainult üks koht, mis on potentsiaalne koht, kus me saame testida.
My God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm! Wait. Everybody calm down! Okay, let's go. Oled sa neid muid kõrguseid siin auto peal näinud? Iluks sai väga tublisti hakkama. Saime sõita isegi veel suurema keskmise kiirusega kui eelmine hooaeg, mis on jällegi huvitav, sest et taagis on suurem. Iluksil mingit probleeme ei tekkinud, kütust küll tarbis veidi rohkem kui Scoudi auto, umbes 2 korda rohkem. Lisaks nendest lisapeeglitest, mis me ostsime, nagu liiga palju otseselt kasvu ei olnud. Et tegelikult nägi nende tavapeeglitega ka üpris hästi. Hello MTV and welcome to my crib. Vaatame üle siis selle Solaride'i kodubaasi. Põmm! Esimene asi. Meie mobiilne töökoda. Siin on kõik vajalikud tööriistad, mis me kodust omale kaasa võtsime. Kõik vajalik on olemas. Lisaks ka siin haagises igasugune nodi, mida meil vaja läheb. Ja siin on meie armas töökoda. Ise panin selle kokku siit sellest teigist ja kasutame ära ka oma maja katusalust. Minu lemmikmasin. See on nagu liimipüstol, aga sulametalliga. Ja siin on meie armas päikeseauto, mille kallal siis insenerid näevad praegu vaeva, et ta enne võistlust võimalikult heasse sportliku vormi saada. Parandan kaputi hinge siis. Mis siin viga oli? Tundub, et ma ei tea, kas siin on kulunud palju või on kuumusega plastikosad päris ära deformeerunud. Me üritame akupaki kinnitusi teha paremaks, et me saaks nagu akupaki külje pealt välja tõmmata, ilma et see kukuks kuhugi raami vahele. Ehk siis meil on põhimõtteliselt siin relsid, mis lähevad akupaki alla ja siis akupakk hakkab nende peal sõitma. Mis arvad, mis see siis on? See näeb välja nagu, ma ei tea, mingi pistikupesa. Pistikupesa või? Jah. Maru suur pistik. Ei, see tegelikult on vasakpoolse peegliekraani kate, mis on veel väga algusfaasis. Siin on veel vaja korralikult tööd teha, et ta näeks ilus välja. Siin on näha rehvirõhkusid ja rehvide temperatuure. Ja siin on näha meie päiksepaneelide tootlikkus vattides siis. See on veel arengus, siia tuleb veel navigatsioonisüsteem. Bluetoothiga saab praegu muusikat lasta siit ja siis varsti lisame ka selle. Siia tuleb siis akupaki info, et kui palju tarbime voolu ja ka täpsemalt mis pinge on eriti sellide juures. Hannes, mis toimub? Käsipiduri mehhanismi tööle saamine siis. Väga väike äpardus Eestit testimisel. Mis äpardus? Seal see tagastusmehhanism, et kui käsipidur üles tõmbad, et ta jääks lukku, et see siis enam ei teinud oma tööd. Aga nüüd teeme nii, et ta teeks. Siin Austraalias me siis 3D prindime veel mõningaid asju, põhiliselt just selliseid praktilisuse asju ja mõningaid asju, mis võib-olla transpordis läksid katki. Siin on näiteks meil üks auto katusele käiv nii-öelda tahavaatekamera osa. Neid me siis prindime siin koha peal järjest, printer kogu aeg käib. Ütleme niimoodi, et üks print kestab umbes proovime 4 tundi panna, et võimalikult palju siis ühe plaadi peale ja siis öösiti paneme pikemad prindid, et siis hommikuks oleksid jälle järgmised asjad valmis, et saaksime neid siis ilusamaks tegema hakata või siis kohe kasutusele võtta.
ma vaatan siit selle plaadi nagu skeemi, et ma õiged komponendid peaks õigesse kohta. Ja siis ma siit otsin need komponendid üles ja siis pintsettidega lavan siia plaadi peale. Ma arvutan meie päikespaneelide efektiivsuseid, mis nüüd päriselt auto peal on. Mis detaile sa viirid? Käsipiduri nuputross või äkki, jah, võiks olla selle nimetus. Et käsipiduri see nupp ikka üles-tagasi tuleks, kui alla vajutud. Aga praegu see ei mahu sinna ja siis tuleb parajaks teha. Muidugi asja oleks nagu kiirendanud see, et ma oleks nagu kohe õigelt poolt viilinud, aga vähemalt on tore. Tarvinis on meie kasutada siis 3 korterit ja üks võiks lausa öelda, et villa. Ja selle valiku tegime me siis selle põhjalt, et see villa, kuigi tal on ilus suur bassein ja maja näeb väga kena välja, siis on ta tegelikult odavam kui hotellis ööbida kuskil. Ja siin on meil see ka hea, et meil on suur köök, kus me saame kõigile süüa teha odavalt. Meil on siin koht, kus autot putitada ja siis tiimiga ka koosolekuid teha ja siin koos töötada. Siin Tarvinis või üldse Põhjaterritooriumil on hästi huvitav see, et kuigi siin on imeilusad rannad, siis tegelikult ujumine ei ole siin soovituslik ja eriti ei ole soovituslik see wet seasonil ehk siis oktoobrist kuskil maikuuni, sellepärast et siis on krokodillid ja igasugused kahtlased olendid siin vees ja see on päris ohtlik. Aga mis on äge, on see, et linna poolt on tehtud hästi palju avalikke, ma ei tea, ujulaid või selliseid ujumiskohti ja mis on ka tasuta, et kui meres ei saa ujuda, siis on koht, kuhu minna soojal suvepäeval. No tere! Me oleme kogunud siia pesuruumi, et hakata meie kraanikatteid, mis on siin, vaiguga katma ja me teeme seda sellepärast, et need on kaetud juba eelnevalt süsinikkiuga, mis nüüd on lihvitud ja me tõmbame siia EPO peale ja siis tõenäoliselt me peame ta veel lihvima ja veel korra seda sama protsessi tegema, et lõpuks oleks ilus. Praegult on selline. Insert klipp, milline ta näeb pärast välja. Oota, ja kaua see terve protsess aega võib võtta? No nüüd on niimoodi, et ta praegult on võtnud aega juba tõenäoliselt mingi 10 tundi, sest et EPO nagu kõveneb 8 tundi ja kõik muud lihvimised ja asjad juurde. Aga nüüd tuleb sealt see tegelik muster välja. Lõpuks ta jääb põhimõtteliselt selline, aga lihtsalt vähem konarusi. Ja me teeme seda sellepärast, et ilu pärast me saame ka punkte. Väga ilus. Muidu võiks olla lihtsalt 3D prinditud tükk, aga siin me näeme natuke rohkem vaeva. Et loodetavasti kohtunikud panevad seda tähele. Käsipiduriga ma olen ikka veel. Et me niisuse 5 korda, nüüd tuleb kõik see nupp ja asjad ka sinna teha. Kas see on see, mida sa hoiad käes praegu? See on nii-öelda lukustushammas, mis siis, kui sa käsipidur üles tõmbad, et siis jääb hamba taha, et käsipiduri kanga alla tagasi kukuks. Ja praegu ongi väike probleem, et kuidas saada nii, et see nagu üles tõmmates ilusti kinni jääks. Meil praegu on lihtsalt kõik käsipidur vahepeal käib ilusti, aga vahepeal jääb lihtsalt lötendama sinna. Pigem paneks siia. Ole armas või mida? Räägi, millega sa tegelenud oled? No tegelikult oli see kogu eilse päeva projekt, aga põhimõtteliselt meil on siin see nagu interjööri nagu armatuur ja siin pool aastat saanud lihtsalt külje pealt sisse vaadata. Ja nüüd eile lõpuks tegin siis selle paneeli valmis, mille sa saad laks lihtsalt siia paika panna. Kõmm. Ja kõige ilusam paneel, mis ma tein talle reaalselt. Teise pool on täpselt samasugune, nii et jaa, hästi ilus.
Ekspordin meie vlogi, ma arvan, ilmselt juba 30. korda. CapCut otsustas selle vahepeal ära kustutada. Ja CapCut ei taha seda eksportida üldse. Nii et I'm losing my patience, aga teie nimel olen kõigeks valmis. Mis täna õhtuks süüa saab, Johan? Õhtuks on akti ja lastekartuliga. Kuidas läheb? Aga varsti on valmis. Laste pealt natukene padisema ajatada, siis on olemas. Kui siin midagi teha ei ole, siis on järjekord ja jah. Et ei osta midagi juurde. Kell on puusalt panem 3, UV on 14, 40 kraadi ja teen Tallinna joogivette ühe päki. Keda ma söön? Eestlane spoted. Kas olete leidnud ka midagi turult juba või? Ma ostsin ühe jäätise, aga... Nii, kuidas reidid jäätist? No, ma olen paremat jäätist saanud. Aga suke tunne on nagu siin oleks nagu haukalaat ja vassina-laat nagu iga nädal. Käsime rannas ka, seal oli väga ilus. Väga mõnus ja huvitav. Okei. Ma enne korjasin ühe veel, aga lihtsalt hakkas mingi asi välja tulema. Siis ma panin tagasi korjaks. No nii, Armin, kuidas sulle meeldib? Ikka tavakas. No nagu mingi haukalaat ikka. Ei eelmine kord käisime siin samas kohas. Siit sai ägedaid mitsi, neid samu ja siis need mitt võttis endale juurde ja siis Juhan võttis ka. No nii, näidake, Mihkel näita uut kaabut, noh. Meie käisime praegult Mindil Beach Marketil, jaa. Ja see on väga põnev market selle poolest, et siin on hästi palju toitu, siin on hästi palju käsitööd ja see ongi Austraalia enda oma või enda toodang ja õhtuti siin taga on näha päikeseloojangut ja see on nii vahva, kuidas inimesed võtavad õhtusöögi endaga siit putkadest kaasa, lähevad randa sööma. Siin on paella sees, sorry. Ja siis, kui päike loojub, siis kõik plaksutavad, mis on nagu üliarmas ja siin need päikeseloojangud on ka täiesti vapustavad. Miina, näita oma maalikest või seda pildikest, kui sa saad. Mina ostsin siukse pildi endale koju seina peale. Ja siis ma ostsin veel tegelikult, oota, ma näitan teisi ka siis. Mikk jälle helistab. Sihukse. Wow, ja siis ma ostsin postkaarte ka veel. Väga ilus. Ja siis ma ostsin jalavõru. Täna hommikul käisime siis kohalikus maanteeametis, kus siis vaadati meie auto üle. Peamiselt siis vaadati üle üldine pilt üle, vaadati üle tuled, signaal, turvavööd, üldse kogu ehituslik pool, vedrustus, pidurid. Saime ka kiita, et kõik oli väga neat, nagu nad ütlesid. Oli hästi palju kasutatud häid tavasi, näiteks poldid olid meil niimoodi ära märgitud, et on näha, kas poldid tulevad lahti või mitte. Siis tegime ka dünaamilise pidurdustesti, kus siis pidime kiirendama ja pidurdama. Ja siis ka oli selliseid väiksemaid lihtsalt liigutage rooli ja mingid, kuidas turvavööd kinni käivad ja kuidas mingi asi on lahendatud. Et vaadati ka dokumentatsioon üle, mis meil on, erinevad tugevusanalüüsid, kõik see ehituslik pool. Et selle poolt saime ka kiita, et need härrad, kes siis seda ülevaatust tegid meile, ütlesid, et see on kõige parem dokumentatsioon, mida nad siis siiamaani näinud on. That's fine, all good. All good, I'm happy. Thank you. Seda oli rõõm kuulda. Ja kui siis ülevaatus tehtud oli, anti meile nii-öelda luba või siis kanti siis pass või siis kinnitus, et me võime liigelda siis siin Austraalia teedel, et siis saamegi nüüd minna autot testima. Ja nüüd järgmine plaan ongi kolida ümber siis oma tegemised Hidden Valley'sse, kus siis jätkame auto ehitamist. Väga siuke huvitav, palju on jäppi, palju on tööd ja kogu aeg on fun.
veits keeruline vahepeal on, kõik asjad on igal pool laiali ja aga peab hakkama saama. Ütleme nii, et meid on siin üpris palju niisuguse väikse nagu ruutmeetri pinna peal. Ehk siis privaatset nii-öelda hetke väga ei ole. Väga äge, minu arust võiks olla isegi rohkem, kui vetsudel oleks lagi, siis ei oleks nagu probleemi, võiks siin olla 60 inimest ka, aga see vetsumajandus on ainuke problemaatiline koht siin. Kuule, no tule, vaata, meil siin ära seda vahetus on mu poolel olev lõunasid, aga meil ei ole lage näiteks. Et kui meil oleks lagi, siis oleks palju toredam, sest muidu näiteks õhtul tahad varakult tuttu minna, hommikud on meil siin varased, siis sa kuuled, kuidas all kõik jappavad, teevad tööd, mingi printer teeb väikest sellist white noise'i. Tegelikult me oleme koos 5 inimesega. Vets on kinni, see on probleem. Keeruline. Midagi hullu ei ole, keegi kallale ei ole tulnud veel ja... On normaalne. Pole enam midagi. Midaks kõik oskavad süüa teha ja laga on siin natuke lahe. Tore. Väga huvitav. Mõnus. Keeruline. Tead, pole iga midagi on. Ma ei tea, kuidas seal kommenteerida seda. Ja ma võib-olla tahaks ka oma vastust nagu muuta, et nagu 23 inimesega on opska, aga üks on siuke kahtlane.